Armsad kaasmaalased, täna olen ma teid endaga kaasa võtnud Eesti turismimessile, kus tulime kaema, milline on Eesti turismi olevik ja tulevik. Ja Eesti turismi helget tulevikku pakub meile Rail Baltic, kes pakub kunagi turistidele 21,5 kilomeetrit müratõkkeseinu, 86 silda ja viadukti, 24 ökodukti, 8 kerikliiklustunnelit ja 80 kahepaiksete läbipääsu. Aga enne seda ilusat tulevikku vaatame, milline on turismivõimalus Eestis täna. Soovitan Eestimaa avastamist alustada metsadest ja matkaradadest, et kunagi tulevikus saaksid oma lastelastele jagada, mis tunne oli olla päris metsas. Eesti on väljast küll väike, kuid seest seepoolest väga suur. Näiteks üks asi, mille poolest Eesti väga rikas on saared. Täpsemalt on meil neid kokku 2222. Kas sina oled neil kõigil käinud? Näiteks kui sa veedaksid igal saarel ühe päeva, oleksid sa saarte peal kokku 6 aastat järjest. Näiteks mina ei ole käinud Eesti suuruselt 4. saarel Vormsil. Mille poolest on Vorms eriline? Vormsi tasub tulla kindlasti meie ilusat loodust nautima, et võtad kohe rannast jalgratta ja meil on selline lõpmatuse märgikujuline tee, et see on 40 kilomeetrit umbes, et see on täiesti läbitav. Siis on seal võimalik tutvuda endise Rannarootsi ajalooga, talumuuseum on meil, kus toredad giidid siis räägivad sellest Rannarootsi minevikust. Ja meil on ka maailma suurim rõngasristidega surnuaed, et see tasub kindlasti ära vaadata, et võib-olla enam varsti seda ei ole säilinud nii ehedal kujul. Majakasse tasub kindlasti tulla. Nii palju huvitavad ühe väikse saare peal. Kindlasti tuleb suvel ära käia. Veel üheks Eesti rikkuseks on meie sood ja rabad ning Tallinnast mitte väga kaugel asuv Raplamaa peidabki endas imelisi rabasid, kuhu saad tulla linnakärast oma närve puhkama ning kas või ööbida tipis nagu kunagised kauged esivanemad. Selle asemel, et kalli raha eest reisida kaugele välismaale, kus võib-olla kauba peale saad isegi mõne tundmatu viiruse külge, on hoopis mõistlikum naudelda, seigelda ja laiselda oma kaunil ja turvalisel kodumaal. Kui me siiani oleme uskunud, et eestlaste lemmiktoit on teine eestlane, siis uus kuum trend on hoopis toiduturism ning siin messil ongi saal täis tuubitud Eesti erinevaid parimaid maitsed ja nüüd ma nende maitsete maailmaga sukeldun.